keelt. Aga siinkohal on mul hea meel esitada teile meie tänaseid külalisi ning juba aastaid on Palusalu memoriaali traditsiooni elus hoida aidanud Eesti spordiselts Kalev ja siinkohal annan sõnajärje tervituseks üle Eesti spordiseltsi Kalev tegevjuhile Aleksandr Tammertile. Dear ladies and gentlemen, I have honored to give the floor to the CEO of the Estonian Sports Association Kalev, Aleksandr Tammert. Kallid maadlejad, kallis publik, maadlusfännid, on suur rõõm näha teid siin täna sellel ilusal võistlusel ja samuti on suur rõõm näha, et 10 riiki on siin täna esindatud. Loodan, et Kristjan Palusalu kangelaslikud võitlused 36. aastal ja nagu juba mainitud 75 aastat tagasi on süstinud meie noortesse sellist võitlustahet, mida tema on näidanud ja need võistlused toimuvad ka järgnevatel aastatel. Nii et suur tänu teile osa võtmast ja loodan, et maadlus on meil ainult tõusuteel. Dear wrestlers, dear wrestling fans, spectators, I'm very glad to see here 10 countries participating in memorial of Kristjan Palusalu. I hope to see you also in the future, that we will memorize the heroic fights of Kristjan Palusalu on 75 years of anniversary and also in the future. Thank you very much and hope to see you in the future as well. Дорогие друзья, мы можем убежденно утверждать, что турнир, посвященный памяти Крistjana Palusalu, стал доброй, многолетней традицией. И в этом году на турнир съехалось 86 спортсменов из 10 стран для того, чтобы участвовать в турнире и победить. Я уверен, что то обстоятельство включения в международную программу, календарь Международной Федерации борьбы дает нам уверенность в том, что турнир будет развиваться и в будущем. Уважаемые спортсмены, я уверен, что вы достойны памяти легендарного Крistjana Palusalu. Желаю вам достойных соперников и красивых побед.
vahepeal kinni. Hästi. Liiguta jälle. Võtta käsi kinni anna. Rahulikult. Kohe läheb. Kohe kaitse. Käsi välja!
meil on kui 60 kilomeetri finaalvõistluses siis kohtumas punastikust David Mahopealsi koos president David Jõusiin kampeen. Ja sinises trikoos 2006. aasta maailmameister ning 2011. aasta Euroopa meistrivõistluste 5. eestlane Heidi Navi. Ladies and gentlemen, heavyweight
silver and bronze medal holder as well as bronze medal from the Olympics and in Beijing 2008. Second place, representative from Ukraine, Oleg Slavko. Ja selles kategoorias on tänavuse memoriaali võitjaks tulnud Eesti esindaja Anna Zeinov. Winner of the category comes from Russian country Estonia, Anna Zeinov. Third place in the category 16 kilos representative of Ukraine, Dmitry Symbolyuk. Selles kategoorias on esile tuua Tammeri, Kari Tammeri, on siis Põhja, Tallinna linnaosa valitsuse vanem moodupidamas auhingu kategoorias kuni 60 kilo võistlevad võistlejatele, kus siis Dmitry Symbolyuk on turniiri saavutanud korda. Teine turniir kuulub Vene Föderatsiooni esindajale David Agopjani. Second place on the tournament representative of the Russian Federation, David Agopyan. Ja turniiri võitjaks selles kategoorias kuulutatakse meie
ja turniiri teise koha on saavutanud Saksamaa esindaja Mark Metzger. Die zweite Platz, Mark Metzger aus Deutschland. And the second place holder comes from Germany, Mark Metzger. Metzger was turniiri saavutanud neljanda kohal, tänavuse turniiri vahekorrasega teise koha vastu. Aga temast tugevam selle turniiri on olnud üks mees, selle turniiri võitja on Ukraina esindaja Alan Zagaev. And the winner of the category 66 kilos comes from Ukraine, Alan Zagaev. Teine koht turniiri, second place on Germany, representative of Lithuania, Valdemaras Verskaitis. Ja sellest arvatakse teise koha on turniiri võitnud Leedu esindaja Valdemaras Verskaitis. And the winner of the weight category comes from Belarus, and his name is Yauhen Pashkov. Yauhen is the name of the kategoorias on tänavuse turniiri võitnud Valgevene esindaja Yauhen Pashkov. Ja sellest on võitnud Eesti esindaja Erik Aps. Weight category 4 kilos, third place tournament, Erik Aps from Estonia. Потом будет придет пенсия. Teine koht, second place, Sergei Koskova, Ukraina esindaja. Nii, kategooria võitjaks kuulutatakse Valgevene esindaja and the winner of the weight category, representative of Belarus, Viktor Sasnovski. Nii, kordan veel kord, et selle kategooria valimatele on auhind ülemast. Ja kategoorias kolmanda koha käesoleva turniiri saab Ukraina esindaja Anton Pavlov-Maavik. Third place in the weight category, 96 kilos, representative of Ukraine, Anton Pavlov-Maavik. Teine koht, second place holder comes from Finland, Antti Hara. Ja sellest kategoorias turniirivõidu võtab Vene Föderatsiooni esindaja Maksim Safarev. So the winner of the category comes from Russian Federation, представитель Российской Федерации Максим Сафаrev. Ja sellest kategoorias on August, olge head. Olge hea ja tuleme siia ette ja kohe astuvad siia edestadele ning sellest kategoorias on kolmanda koha saavutanud tänavuse turniiri Ukraina esindaja Aleksandr Tšernetski, kes on Viktoria toodud 120 kilogramm tretje meeste na turniiri представитель из Украины Александр Tšernetski. Teine koht tänavuse turniiri kuulub korraldajana Eesti esindajale ja selle võidab tänavu 2006. aasta maailmameister Heidi Abil.
Саччев, третье место на турнире Российской Федерации. Ja riikidest käesoleva aasta turniiri võidu 39 punktiga Ukraina, Sredi komand, победитель сегодня команда Среди 9 очками. Но мы готовились в